Hola, buen día. Nii, ma ei saa hommikul voodis olla, ma pean tulema hommikul välja, et jalutada, sest seda luksust. Praegu ma olen püksirihma maha unustanud, mul püksid vajuvad praegu rebadele, et ma ei tea, ma olen tegelikult kõhnemaks jäänud, ma ei tea. Pürenees on nii, et sööd 2 suu poole, käed kogu aeg kõhnema. Õgid nagu loom, lähed kõhnema. See on põhk ja toidu kvaliteet. Ma püksid kukuvad maha täiesti. Ma unustasin püksirihma peale panemata ja ma hoian seda praegu ühe käega, hoian püks üleval, teise käega hoian mobiili. Kolmas käsi siis väiksele pardiga, kes mul praegu vastu tuleb, et hästi sõbralik on. See on oranž. Täst on natuke näha või? Hola, bon dia. Pürenees ma kadetsen mõnikord neid inimesi, kes sõidavad supermarketides kassavidajad. Ja istuvad kassades ja saad elada Püreneedes. Ja see oli üks vanamoor tuli just mõtiskast vastu ja väikse koerakesega muidugi alati tere ja Prantsusmaal on eriti hull. Prantsusmaal see on vabas looduses, eriti kedagi ei näe, see on tühi, eks ju. Aga ikka oli kord poole tunni jooksul võtad kõiki vastu ja mõni jooksja või rattaga sõitja või mõni talumees ikka bonjour, madame. Nii. Siin päris nii ei ole, sest siin on palju neid, väga Butšerda on muutunud, sest siin on palju neid tulnud, siin ka praegu just mööda üks neid võõramaanlasi on tulnud, et hästi palju on tulnud, ma vaatan Lõuna-Ameeriklased. Kui ma mõtlen Butšerdale mingi üle 20 aasta tagasi, kui ma esimest korda nägin, siis siin ei olnud mingid Lõuna-Ameeriklasi. Ma küll ei mäleta, et oleks olnud. Ja need on nagu hästi palju. Ja neegrid on hästi palju. No mitte hästi palju, aga natuke. Neegrid on ka enamasti Lõuna-Ameerika neegrid. Ja püksid tõesti kukuvad maha. See on täiesti õudukas, miks ma unustasin püksirihma maha ja ma olen keset võõrast riiki need püksid rebadel vastu. Ma peangi ühe käega püks üleval hoidma, sest muidu juhtub õnnetus, nagu öeldakse. Väga piinlik, aga mis sa teed? Kui Püreneede toit teeb kogu aeg kõhnemaks. Et jah, et küsimus, ega ma tahaksin siin elada. Kunagi ma oleks vastanud jah. Kindlasti vastanud jah. Aga praegu ma vastaksin pigem, ütleme nii ja naa. Ma vastaksin nii ja naa selles mõttes, et ma ei tea, ma tahan elada Eestis. Aga ma tahan elada Eestis eestlasena. Et see on nagu väga oluline. Aga ma jään, et Eestis on mingisugune vastik multikulti sigala meie inimeste, ma ei tea, ideoloogia, mis on mulle täiesti vastu võetamatu. Ja iga kord, kui ma seda ütlen, ma olen väga paha inimene ja siis ma olen raske iseloomuga ja igasugused muud sildid kleebitakse ka kohe külge. Mis sa teed, eks ja mis sa teed. Aga see ei ole mulle aktsepteeritav ja siis ongi see mõtte aeg-ajalt, et peaks nagu põgenema, et peaks kuskil mujal elama. Ja see on koht, mis mul on südamelähedane, kus ma tahan tihti käia, aga ma tahan käia erinevatel aastaaegadel ka, mitte ma ei taha käia sellistel kõrghooaja aastaaegadel. Ma ei tea, mis siin kõrghooaja talv või kui inimesed. Need talvedad käivad seal lähedal nendes suusabaasides. Nüüd võib-olla siia väga ei jõuagi. Ja võib-olla siin talv ei ole kõrghooaeg. Ma arvan, võib-olla, mõned võib-olla tulevad 1 päevaks, eks midagi sööma ja ühte päeva veetma. Suvel meil tõmba üldse kuskil. Et minu jaoks on see parim on sügis, see on nagu kõige ideaalsem, kus ma praegu olen. See on kõige ideaalsem, kõige ilusam. Kõige ilusamad värvid, haned ja need loomad. Ma filmin kuidagi huupi, ma ei tea, kas nad jäid peale. Ma loodan, et nüüd kedagi jäi. Sügis on minu jaoks kõige ideaalsem siin olla, kõige ideaalsem.
Aga ma loll mõtlesin, et siin kui ma tulin, siis esimesed päevad olid päikesetõusud ja loomad olid sellised tugevad roosad värvid, sellised tugevad roosad pildid, see oli nagu mingi müstilised maalid, nagu hinge kinni, nii ilus oli, eks ju. Ja nüüd on nagu palju heledamaks, et päikeseloojad tõusud olid, et ma arvan, et ma sattusin väga õigel ajal, nii et tuleb kuskil septembri lõpp, oktoobri algus tuleb alati plaani võtta, siis on siuke müstika täielik, siuke täielik, nii ülev, et ohohohoo. Tere loomakesed. Loomad on väga head loomad, siin kõik oma sõbralikud, kõik haned on omavahel ja luiged on mestis ja see on nagu see Eesti see mäng, haned, luiged, tulge koju, ei saa tulla, hunt on ees, aga siin hunti ei ole. Aga siin ongi haned, luiged koos, nii et nagu see Eesti mänguks valmistumas. No nii. Peaks peame kuskil kohvi vaatama ka, võib-olla. Ma tea, ma pean täna ühest hotelist välja tšekkima teise sisse ja nii need vaesed inimesed elavad, üks ju, äppe kraapides. Vaata, kus on odavam, seal elab paar päeva, kus on vähem odavam, seal ei ela. Mõnikord saab niimoodi, jah, ma saan elada niimoodi, sellised hotellid, mis maksavad tegelikult mingi 100-150 eurot töös, on mõnikord elada 50 euros näiteks. Ja see on ka huvitav kogemus. Natuke poputamine, sest see ma saan sellist elu elada, nagu ma praegu olen, see, et ma Eestis elan väga viletsatena. Ja siis on mõnikord hea, kui äpid lasevad mind natuke tunda seda, et ma ei tea. Mul pole vist olnud vannituba. Väga hea küsimus. Üle 9 aasta pole olnud vannituba. Kujutage ette inimesed. Kas te kujutate ette, et elanud 9 aastat, nii et teil ei ole vannituba? Vaat ei kujuta, aga mina kujutan, sest mul on nii, et mitte komm praegu, vaid kommivabrika aasta pärast. Filosoofia elust. Siin on need Niels Holgerssoni transpordivahendid. Ja mul ei ole vannituba ja ma lähen Air Balticuga äriklassis tulen tagasi. Sest nad andsid mulle tasuta selle ülemineku. On see virtuaalmängu asi selle pärast. Ja et jah, ja siis kui tulen Air Baltica kojus juba, siis ma magan öö kuskil Tallinna lennujaama toolil või põrandal või kuskil seal kössitan seal nurgas, kuni saab bussiga Tartusse tagasi oma vaesesse ellu. Aga ma ei vahetaks, mul tunnen, ma kurdan oma elule, aga ma praegu mõtlen, et et ma peaksin nagu vahetama selleks, mille tal nagu, ütleme, 90% ütleme pidu taustaga või sellise inimestel selliseks eluks, eks ju. Ma vaatan neid inimesi, kes on oma abielulahutuste ja kodulaenude ja ma ei tea, mingite nõmedustega ja nende äng ja mida nad mõnikord varjavad sellise ilusa naeratuse taha, aga tegelikult lähevad koju ja joovad ennast purju ja ma ei tea, mida teevad kõike ja söövad neid tablette, mida jah, igast närvihaiged, ma pole kunagi ühtegi närvihaigede tabletti söönud. Vabadust, üks kord elus ja mul oli sõber arst, kui ma elasin Hispaanias ja mul oli väga suur äng oli peal ja siis ta kirjutas mulle midagi, mõtlesin, ma nalja pärast võtan, ta andis mulle tasuta neid, ta kirjutas mulle tegelikult ühe surnu retsepti, tähendab surijatele mõeldud retsepti, et neil saab tasuta. Ja siis ma olin ametlikult surija ja siis ma võtsin ja siis kui tunne oli, et ma võtsin tableti sisse ja aju läks nagu, pool aju läks nagu tuimaks, terve aju läks tuimaks nagu. Mõtlesin, ma parem olen närvihaige, kui ma neid võtan, siis ma ei võtnud. Vaat. No see võtab inimlikkuse, ma arvan, et tabletid võtavad inimlikkuse ära. Parem olla hull, kui neid tarvitada, nagu öeldakse. Aga jah, ma tulen siia tagasi, hakkan siia tagasi käima ja ma praegu mõtlen, kas ma talvel tahaksin seda teekonda läbi teha Hitlerist põgenes, nagu ma eile tegin. See oli ikka päris karm, sest ma olen selline inimene, kes mul puudub täielikult orienteerimisoskus. Mul on mingi oma süsteem,
näiteks kui ma hakkasin esimest korda mõtlema, kas Prantsusmaale saada, siis ma nagu ei osanud sinna minna, siis ma ütlesin, et teen pea tühjaks ja lihtsalt ilma mõtlemata lähen Prantsusmaale. Mõeldud tehtud, tegin pea tühjaks ja otsemaid olin Prantsusmaal. Nagu maagia. Niimoodi ma saan, aga ma hakkan mõtlema, kuidas see saab, siis ma nagu ei oska seda. Ja siis ma hakkasin nagu, ma mõtlesin tegelikult mis nagu rahustas see, et ma nägin, et kui ma olin bussiga käinud selles enklaavis, Hispaania enklaavis, ma nägin seal sama jõgi, mis Prantsusmaal, see Segre jõge. Et kui ma ta jõge liigun, siis ma nagu paratamatult palju jõudma, eks ju. Aga millega ma ei arvestanud, see, et alguses ma liikusin mööda jõge, seal oli rada oli jõe ääres, ikka väga tore. Aga siis selle rada nagu pööras jõe äärest ära ja seal jõe ääres ei olnudki enam mingit rada. Ja siis ma mõtlesin, kurat, et see on nüüd küll jaba. Ja siis seal oli üks silt, et seal on see vastasin järgi see ikka ish, ikka katalaaniga ish, mitte X, eks ju. Sa kunagi ei tea, kui prantslased, eks ju, vallutavad mingi ala, kuidas peab neid asju nüüd hääldama, eks. Ja siis Louis XIV, D'Artagnan ülemus. Nende lahuleping. Ja siis ma hakkasin liikuma sealt, mõtlesin, et kurat, et siis ma lähen hoopis, võtan ishi ja vaatan, mis seal toimub. Ma olengi selline, ma ei teadnud enne kodud välja tulekut, et ma lähen ishi, eks ju. Aga ishi on niisugune vara, mis 12 sajand, midagi sellist, hästi vara, hästi ilus kirik, niisugune tühi Püreneede, selline mäekirik, selline täielik arhitektuuri ime, ütleme niimoodi, jah. Ja vaimsuse ime ka tegelikult. Ja siis ma olin seal ishi kiriku juures, alustasin linna ja siis läksin tagasi samas selles ristmikus, see ei ole ristmik, see on nagu teekäänak, kus oli see ishi silt, oli ka tähendab, seal samas ei olnud, kui ma ishi hakkasin minema, siis ishi teel oli üks silt, mis näitas, et seal on nagu, seda teed peaks nagu sama sinna Liiviasse, sinna enklaavi. Ma mõtlesin, et okei, ma lähen mööda seda teed, sest see on mul alguses üldse plaani peal kirjas, et see oli täiesti eksprompt. Et ma võtan riski, et ma lähen mööda seda teed. Ja see nagu läksin, siis ma hakkasin kõvasti ära kaduma, et ma nagu seiklesin nagu mingis vabas looduses ja vahepeal oli mingi maanteel ja siis oli mingid põllud ja ma mõtlesin, et Prantsuse talumehed on ikka väga sellised profid, sest ma mõtlen, Eestis läks need heinakuhjad ja siis need olid heinad nagu sellisteks rullideks, hästi tihketeks rullideks kokku pandud heina niimoodi teinud. Ma hakkasin mõtlema, miks nad nii teevad, nad mahub rohkem, eks kui nad peavad kuskile autole laadima või kuskile aita või kuskile panema, eks ju siis või lakkab, ma ei tea, kas need lakad on. Aga huvitav, jah. Haned häälitsevad siin. Et siis mahub nagu rohkem, jah. Ja siis ma eksisin, kõige parem oli see tunne nagu Heidi seal mägi aastal. Et mõtlengi, et see Püreneede loodus on nagu Eesti loodusega nagu steroidide peal nagu parem. Kõik on nagu võimendunud, kõik on hästi võimendunud. Et hästi uhke ja selline. Ja siis ma karge õhk oli hästi ilus, loodus oli, taimed olid niivõrd ilusad, kõik oli ilus. Ja siis olles mul üle aasal ja tee ääres ja siis tuleb üks prantsuse talumees vastu, ütleb bonjour, madame. Ma ei tea, kus ma olen. Aga inimesed tuleb vastu, et tere, proua. No jah, ja siis kõik ütlesid, et üks jooksja tuli vastu, üks prantsuse jooksja tuli vastu, ütles ka tere ja siis oli üks prantsuse jalgrattur tuli vastu, ütles tere. Ja selline. Tema ei tulnud vastu, ta minuga sama teed, et ta pööras ümber, minust mööda minnes ütles tere. See oli ka väga huvitav. See oli nagu väga huvitav. Ja siis ma liikusin mööda neid kohti ja siis ma ühes kohas nägin seda maja, kus oli silt, et Gestapo oli seal kõvasti inimesi maha kõmmutanud, nottinud. Mõtlesin, et kurat, et näete, lühike jalutuskäik on teil ainult eluni. Lühike jalutuskäik, muidugi minuga läks mingi tund või 2 rohkem kui lühike, sest ma lähen midagi ringiga või ma ei tea. Aga see ringa minema, ma nägin väga huvitavaid kohti, väga vanu kirikuid. Nägin ka seda Kaldegas, ma arvan, seda kirikut. Ma enam Google'is, ma tegin pildi, ma ei tea, kus ma olen. Ma ei tea, mis linn see on, mis asulas on, mis külas on. Aga ma teen pildi ja siis ma vaatan hiljem internetis, mis koht see oli. Mul oli ka mobiil, suri ära. Mul poole tee peal, aga mobiil lülitas ennast välja, siis mul on see teel ja see kõige odavam, mis mulle anti, siis kui see võrgustik vahetati ära, siis ma sai anti tasuta uus mobiil. Aga see lülitas ennast välja, ma ei tea isegi vahepeal, mis riigis, ma arvasin, et ma olin Prantsusmaal. Ma arvan, et ma olin Prantsusmaal ikka, sest inimesed tuli vastu, ütles bonjour. Sellega ma saan aru, et ma olen Prantsusmaal, muidu ma olin nagu väga... Ja isegi mingi politseipatrull-auto sõitis ka mööda. See oli Prantsuse oma, nii et ma olin ka Prantsusmaal. Ja siis ma nagu seiklesin seal, aga mobiil mul enam nagu ei olnud. Selle nagu eriti jõudu ei olnud, ma ei julgenud seda uuesti sisse lülitada väga, siis mõtlesin, et see läheb üldse tühjaks, et äkki ma mingi kiirteade saata, siis ma natukene seda akut, eks. Ja siis ma olen üksinda, keset mingit Püreneede loodust ja talusid ja siis ma hakkasin oma materjali vaatama. Materjalis oli see, et oli üks sisenemine oli Liiviasse läbi selle Onsesi ja
ja ma nägin silti maantee peal, mis ütles, siit läheb nagu nool Onses. Ja mõtlesin, ma pean siin Onsesesse minema. Kui ma siin Onsesesse jõuan, siis ma sealt on nagu, peaks nagu see enklaav lähedal olema. Ja siis ma liikusingi, läksin üle maantee ja siis läksin sinna Onsesesse ja sealt seal jõudsin, kuulsin seda jõge, hakkasin jõge uuesti kuulma. Ja see põhimõtteliselt kuulmise järgi jõudsin sinna. Ainuke taju, mis meil sinna viisi lõpuks oli kuulmine. Mitte nägemine, mitte haismine, mitte muud kompamine, vaid kuulmise järgi läksin. Ja siis lõpuks, kui ma seal mööda seda kohinat läksin, siis ma kuulsin kaugusest ka, kuidas kiriku kellad helisesid. Ja ma tahtsin, okei, et seal on nüüd lähedal asula, kiriku kellad. Ja ma hakkasin muidugi, ma üritasin silmi, et väga tähtis on meelde jätta nagu need põhimaamärgid, et mismoodi näeb välja iga asula kirik või mingi torn või mingi tähtis, mida on näha kaugel. Ja kui sa vaatad nagu ringi mööda mägesi, et siis sa näed, et okei, see torn näitab, et see on see asula, see torn on see asula, see kirikutorn on see asula. Ja see on väga tähtis. Ja siis enne, kui ma jõudsin, ma olin seal jõe, päris jõe ääres ei olnud, aga ma kuulsin seda jõge. Ja ma olin jõega nagu paralleelselt. Ja siis ma läksin mööda talust, kus olid, seal oli nagu paar sentimeetrit maas kõrgemal nagu paeltega. Olid erinevad talumehed ära märkinud, see on nagu minu maala, see on minu, nagu ma aru sain. Mingid maalad olid ära märgitud, aga mingid tarasid ega mingid aedu ei olnud. Ja seal seisis ilma täiesti vabalt, see tohutu suur pull, see oli nagu mingist perversest Kreeka legendist, suurem kui Eestis, eks. Mega suur selline jässakas, eriti õõvastav õudne. Ma pidin õudusest püksi pissima, see oli nagu, mõtlesin, et kui see loom korra kühatab, siis ma olen märg plekk, eks, aga ma ellu ei jää. Ja see oli nagu õudsam, kui ma läksin, nagu ma ei tea, Eestis metsas mingit, ma ei tea, hunti näinud. Hunt ei ole väga õudne loom. Ma arvan, aga ma ei tea ka. Aga see oli kindlasti väga õudne kogemus. Ja siis mõtlesin, et aga ma just selle hetkel ma ei ole isegi kindel, kas ma veel olen päris õigel teed, äkki oleks pidanud teisele poole minema, midagi sellist, eks ju ka, seda ma ei ole päris kindel. Sest seal oli, ja seal õpetuses, kui me alguses lugedes, kui Onses oli hoia vasakule või pööra vasakule, see oli nagu, ma saan aru, et peab hoidma vasakule, mitte pööra vasakule, ma hoidsin nagu vasakule, aga ma olin pööranud paremale, see oli see probleem. Ühesõnaga, see oli õige, pidi pööra paremale hoidma vasakule. Sellepärast, et seda pööra paremale oli seal kirjas, sellepärast, et see teel ei olnudki seda kahte aru ja hiljem tuli nagu meelde, et see ei olnudki võimalik mujale pöörata, et ma hoidsin ikkagi vasakule. Ja siis ma läksin nagu selles mõttes, et tühjendan aju ja lihtsalt lähen rahulikult sellest pullist mööda. Ükskõik vahet ei ole. Ma pean saama mööda. Ja mõtlesin, et jumal tänatud, mul on kollane seal, mitte punane. Ja siis ma läksin sellest pullist mööda ja hiljem ma tulin sealt Liiviast bussiga tagasi, sest teist korda ma seda maad nagu kõmpima ei kavatsen tagata. See on liiga karm meelelahutus. Ja siis bussi juures, mina olen ikka bussis, inimesed on ikka siin autodega, eks ju. Ja majateenijad ja mina seda bussiga, kuna siis ei olnud vist majateenijate aeg, siis ainuke inimene bussis oli mina sealt Liiviast. Ja siis bussiga hakkasime lobisema ja bussijuht ütles mulle, et pullid ei tee midagi, kui neil just ei ole lehmi lähedal või mingit väikest vasikat ei pea kaitsma. Nad ei tee midagi, nad on täiesti rahulikult loomad. Seda ma ei teadnud, kui mõtlesin, et pull on ohtlik, et tuleb kallale. Linna inimene ei tea midagi loomadest. Et jätke meelde, pull ei tee midagi. Pull teeb pulli. Pull teeb pulli, jah, ta on naljakas, et kõik kardavad teda. Aga ta oli väga õudne, ta oli väga suur. Sellepärast oligi vabalt, et maainimesed teavad, et ei tee midagi. Aga mina ju ei teadnud, mina mõtlesin, et tuleb kalla. Ja kui see oleks mulle kalla tulnud, siis ma praegu siin elus ei ole. See on selge. Nii et jah. Ta oli selline hästi, aga ta oli tegelikult jah rahulik, ta isegi ei pööranud pead mu poole, ta oli selline mõtiskles seal rahulikult seal aasal, vabalt, ilma lõata, ilma tarata, ilma millegi, ta lihtsalt mõtiskles loom. Ja kui ilust oli selline punaruuge selline kergelt karvane, vägede versioon, nagu öeldakse, aga hästi suur, hästi tohutu jõuliselt suur, meeletult suur. Jeesus, milline pull see oli. No ja siis ma selle pullist läksin mööda, siis ma kõndisin veel natuke, siis tuli üks silt, mis ütles, et Liivia on 0,4 kilomeetrit ja siis ma läksin mööda selle silti, jõudsingi Liiviasse, enklaavi, nii et ma tundsin, et ma olen Hitlerist edukalt põgenenud. Ja see oli nagu hea kogemus, selles mõttes, et jah. Ma alati lapsena nagu mõtlesin, et kuidas see käis tegelikult see Hitlerist põgenemine. Ja ma tean, kuidas see käis. Läbi loodus tuleb minna, läbi loodus. Ega sa ei lähe läbi ametiga piiripunkti, sest ametiga piiripunkti küsitakse neid pabereid, eks ju, neid dokumente. Ja sul ei ole dokumente. Ja sa pead minema läbi looduse. Siis näedki igast huvitavad asju.
ma arvan, kes põgenes, need võid ka väga huvitav, kes sellisel ilusal aastal põgenesid, et samal ajal niisugune suur hirm, et noh, kui kätte saadakse, siis tapetakse ära, eks ju. Ja samal ajal sa näed ümber see kohutavalt majesteetlik ja ülev loodus, kõik ilusad värvid ja mägiaasad ja kõik. Ja sa põgened sellel alal. See tohutu ilu sees ja samal ajal see tohutu hirm, eks ju. Ja see on väga huvitav emotsioonide kombinatsioon nendel inimestel. Väga huvitav. Ja. Aga jah, kas ma siin elada tahaksin? Ma ütlen nii ja naa, et noh, osaliselt tahaks küll jah, aga osaliselt nagu ei tahaks, selles mõttes, et ma tahaks eestlane olla, et see on see probleem. No, Eestis väga eestlane olla ei lasta. Saad eestlane, saad panniga vastu pead, sa pole piisavalt salliv ja sõbralik. Sa oled paha. Mis näes üldse ära tappa. Ja ma ei saa aru, kuidas jah, et see keeleseadus, noh, et seda eestlased jälgivad saksa või vene seaduse saksa täpsusega, eks. See on kõik vale, see ei ole õige. See mingite seadustega on niimoodi, jah, nagu koroona mine ju näitas, eks. Kus inimesed muutusid ikka väga julmaks. Aga noh, näiteks keeleseaduste järgi eestlased praktiliselt üldse. Et isegi noh, kohad, kus on meedias on isikuid, kes ajavad tegelikult jama, sest nad tegelikult on midagi hoopis muud. Ja siis on noh, mingid noh, kroonu laulikud ja õugonna laulikud ja kes on mingi orav puu otsas. Siin oravad on ka väga huvitav, see on sellised tume pruunid ja sellised mõnutukene oravad kui Eestis. Ja Eestis on pulssunud oravad, kes hävitavad meid. Nojah, ja siis ma tahaks jah eestlane olla, aga eestlane nagu ei tohi olla Eestis. Sa pead olema salliv, sa pead isegi inimesega, kes on mingi 1000 aastat Eestis elanud, rääkima võõrkeeli. No miks? Ma küsin sellega, miks? Näiteks kes käib keeleseaduse alla, sest väga selgelt on kirjas on keeleseaduses, kes ja kui palju peavad oskama, eks ju. Ja kui ei ole kui palju kirjas, kui on kirjas, et lihtsalt peab oskama,